No nii, hello. Pühapäeva pühitses taas kord siit Costa Ricast Firefairiga, Piret Firefairiga. Natukene hiljaks jäin, sest tuli meelde, ma pidin värava kinni panema, sest keegi toob mulle tühja pudeleid ja ma ei taha, et nad mul siia hoovi sõidavad. Ja igaks ma küll ütlesin, et jäta mulle väravasse, aga mine tea, nad võib-olla sõidavad suure hooga sisse ja kukuvad kisa tegema täpselt meditatsiooni ajal, nii et läksin, panin igaks juhuks värava kinni. No nii. Ja ma ütlen meile kõigile siit esimese numbri kõigepealt emotsionaalsete kommide raamatust. Ma isegi ei näita seda kaant, sest mul on vaja siia uued kaanet panna. Mul on juba olemas, juba tellitud, juba ootavad mind siin läheduses. Mul on vaja nüüd ära tuua need klepsud. Nii, ja tänane komm on selline, pole mõtet ennast tagasi hoida. Me oleme siin maailmas, et avarduda. Ja see läheb ilusti jälle taas kord tänasesse teemasse. Tänane teema on juurchakra avamine. Lõpuks ma hakkan tegema chakra videosid ja ikka Teal Swanilt jälle taas kord, tšau. Ütle tere, küsi oma number, vist on Kristel, ma ei näe hästi. Yes, Kristel. Et küsi oma number, et avardumisega seotud taas kord see teema ka, et ta ütleb selle ühe koha peal just, et me ei saa avarduda siis, kui meil see chakra on joondusest väljas. Nii, et väga huvitav teema täna jälle taas kord. Alati iga kord, kui ma tema videosid tees, ma mõtlen, issand jumal, küll nii palju videosid veel vaja teha, mida ma ei ole ikka veel teinud. Et huvitav, nagu ma arvasin, et ma olen vastuvõtmise. No näen su numbrit 16. Ma arvasin, et ma olen juba teinud vastuvõtmise video, aga ei leidnud. Mitte kuskilt ei leidnud. Nii, et ei ole teinud järelikult. Ma mäletan küll, et ma kunagi tegin, aga see oligi vist kunagi laupäeva live. Ja see vist kadus ära enne, kui ma ta jõudsin YouTube'i laadida. Nii, et peab tegema uuesti. Nii, ma panen omale selle teksti ilusti valmis siia. Ja ütleme Kristelile numbri 16. On jah, 16. Niimoodi 16 on. Millel sa saaksid täna minna lasta, et teha ruumi millelegi uuele oma elus? Et millel sa saaksid täna minna lasta, et teha ruumi millelegi uuele oma elus? Oota, ma käin ma tahan ühte asja näidata. Ma käin korra ära, kes on siin laivis, siis mu kohe vahepeal kaob video ära. Ma tahtsin näidata. Mul on nüüd taas kord uue aasta Pilleriini kalender. Aeg on ikka nimi aeg on ju. 2026, võib-olla ei olegi enam nimi aeg on. Kalender Mystical Chain and Underlily. Selline on siis kaan. Ja mul on siin jaanuar juba ees. Ja vaatame, mis tänase päeva peal ütleb. Täna on meil 25 jaanuar. Tatjana päev, Paavli päev. Olen joonduses ise endaga. Aitäh, Pilekas. Ma sain selle kalendri tänu sellele, mul tulid ühe sõbrad siin eestlastest, tulid külla. Ma nägin neid turu peal, siis nad andsid mulle asjad ära. Šokolaadi, ma tahtsin Eesti šokolaadi. Ja selle kalendri Pilekas jõudis mulle saata kohe trükist, kohe saatis mulle ära. Ja teisipäeval meil on õhtusöök, aga siis ma sain selle kalendri. Nii äge! Et kes ei ole veel Pilleka kalendrit endale saanud, siis kindlasti soovitan. Mulle nii meeldib just sellepärast, et ta on siuke lihtne. Seekord on nüüd muidugi raskem lugeda kui eelmine aasta, sest veel väiksem on kõik, aga siin on kõrval nagu märkmete jaoks on ruumi, mis on nagu äge tegelikult. Ja mulle meeldib just sellepärast, et ta on lihtne ja et siin iga päeva peal on nagu oma mingisugune väike soovitus. Vaata, mis homseks on. Homme on Neptuun. Kuu on siis vist Neptuunis. Võtan vastu tervendava armastuse. Nii armas. Nii armas. Ja teisipäeval on süües. Naudi iga tampsu teadlikult. Maanda end toidu abil. Täna me ka räägime, et on vaja maandada ennast. Võtame siis juba terve nädala. Kolmapäev.
olen tänulik inimeste, asjade ja olukordade eest oma elus. Neljapäev, pane tähele inimesi oma ümber ja rõõmusta nii palju kui jaksad. Siis on reede, Eesti kirjanduse päev, jah, 30. jaanuar. Hea päev lugemiseks. Ja laupäev, viimane päev selles kuus, tantsi nagu poleks homset. Aitäh, Pillekas, et sa tegid selle. Nii, küsige nüüd kõik oma numbrid ära, kes veel tulevad ja ma hakkan juba vaikselt pihta ka. Ehk siis mäletate, et kui ma tegin selle ennustuse, siis ta ütles, et siis ta rääkis sellest tšakrate avamisest. Kas ta rääkis esimesest või teisest tšakrast, ma ei mäleta, aga mul on juba ammu nagu Anne, jah, aitäh Anne. Ammu juba mõtlesin, et peaks kõik tema tšakrad ära tõlkima. Ehk siis täna me alustamegi esimese tšakraga, 26, jah. 26, Claude Bracton, ma kunagi tõlkisin selle ja see on nüüd ka kadunud, sest ma ei laadinud seda kohe YouTube üles. Elada intuitiivselt tähendab elada 4-dimensiooniliselt. Väga õige. Niimoodi. Et Thiel siis alustabki sellest, et kõige sügavamal juurtasandil, baastasandil on sinu keha moodustatud energiast. Oi, tšau Sirje, 15, okei. Kohe varsti ütlen. See energia organiseerib end füüsiliseks kehastuseks, mida sa iga päev peeglist näed. Aitäh südamete eest. Aga enne kui see seda teeb, organiseerib see end tšakrateks ja meridiaanideks. Need tšakrad on olemuslikult energiakeskused, mis paiknevad piki keha niinimetatud leiliine, nii-öelda, ja igal neist on konkreetne eesmärk. Ja igal neist on väga konkreetne vibratsioon. Huvitav, selle ma parandasin ära, miks ta seda ei pannud siia? Need on praana avaldumisvormid, mida tuntakse ka elujõu energiana. Tšakrad on siis elujõu energia keskused. Ja tšakrad näevad välja natuke nagu energialehtrid või keerised. Nad nii neelavad kui ka kiirgavad energiat. Et siis kui tšakra on joondusest väljas, siis see tähendab, et see ei lase elujõul sisse voolata või kui ta on joondusest väljas, mis tahel põhjusel hakkab see kui ta on joondusest väljas, hakkab see mõjutama sinu tasakaalu. Kui tšakrad on joondusest väljas, näivad nad väiksed ega neela ega kiirga eriti palju energiat. Samuti muutuvad nende värvus, mustriline struktuur, tekstuur ja heli. Ma on täna see päev, kus ma ei ole oma juustega rahul. Juurtšakra, tuntud ka kui Muladhara, asub ligikaudu vaagna põhja piirkonnas, lülisamba allosas, ehk see on kõige alumine tšakra. See on energiakeha esimene tšakra, mis on seotud sinu füüsilise kehaga. See on seotud maa elemendiga ja samuti punase värviga, sellepärast ma kannangi täna punast. Juurtšakra juhib parasümpaatilist närvisüsteemi, jalgu, jalataldu, lülisammast, luid, verd, istmiku närve, jämesoolt, samuti enamiku meessuguelundeid ja mõningaid naissuguelundeid. See on huvitav, et ta nagu ei öelnud konkreetselt milliseid, aga et mõningaid naissuguelundeid. Samuti mängib see võtmerolli neerupealiste, kusepõie, puusade ja hammaste tervises. Häired, mis põhjustavad ükskõik millist neist kehasüsteemidest, viitavad joonduses väljas olevale, häired, mis puudutavad ükskõik kui sul on mingisugused häired seal nendes kehapiirkondades, tšau Birgit, siis see viitab joondusest väljas oleval juurtšakrale. Sa küsid ka 26, vaata kui huvitav. Anne küsis ka 26. Kuna füüsilise inimese ellu jäämine on nii tihedalt seotud isikliku jõu ja meie vajadusega teiste inimeste järele inimsuhetes, on juurtšakra ja sakraaltšakra vahel märkimisväärne kattuvus. Eriti nende kehapiirkondades osas, mida nad juhivad. Juurtšakra on sinu ellujäämise tšakra. Selle peamine mure on vajadused. Need vajadused ulatuvad kogu spektri ulatuses alates sinu kõige primitiivsematest vajadustest, sinu baasvajadustest,
kuni sinu kõige keerukamate ja arenenumate vajadusteni. Ehk siis füüsilistest vajadustest nagu peavari, õhk, vesi, toit, kuni mittefüüsiliste vajadusteni nagu mõistmine, empaatia, lähedus, tähenduslikkus. Turvalisus on selle tšakra või selle energiakeskuse piirkonna esmane mure, samuti stabiilsus. Ja see tšakra on see, millele inimesed viitavad, kui nad räägivad maandatusest. Juurtšakra on seotud sinu turvatunde, usalduse, kuuluvuse, julguse, instinkti, ürgse energia, leidlikkuse, praeguse hetke, põlvkondlike mustrite ja hõimuga, nii positiivses kui ka negatiivses tähenduses. See, mis põhjustab selle tšakra joondusest välja minemise, on olukorrad, kus sinu turvatunne ja usaldus inimese universumi vastu on ohustatud. Ilmselgelt, kui sa oled vaadanud mõnda Thieli videot, siis sa mõistad, et peamine trauma, mis seda põhjustab, on see, kui sinu parimaid huve ei võeta tegelikult osana teiste inimeste parimatest huvidest. Mäletate, selle kohta me oleme teinud päris mitu videot nüüd juba. Sellises olukorras pole võimalik end turvaliselt tunda. See on ohustatud ka siis, kui sinu kuuluvustunne mingisse sotsiaalsesse gruppi on ohustatud, eriti lapsepõlves. Viis, kuidas ette kujutada, kuidas see tšakra toimib, on kujutada ette, et viljastumise ja seejärel implanteerumise hetkel me juurdume oma füüsilisse ellu ja jääme juurdunuks kogu oma elu jooksul. Kui mingil hetkel selles protsessis miski sekkub meie sooviga jääda juurdunuks või tundega, et me saame juurdunuks jääda, siis ilmselgelt läheb meie juurtšakra joondusest välja. Ja kellel meist ei oleks seda. Tõsta käsi, kellel ei ole. Mõned asjad, mis võivad seda juurdumisest lahti rebimise protsessi põhjustada, on see, kui meie kõige põhilisemad füüsilised või emotsionaalsed vajadused on ebajärjekindlalt rahuldatud või üldse rahuldamata jäetud. Kui meie kuuluvustunne on maailma või oma perekonna suhtes ohustatud, kui meie parimaid huve ei arvestata või kui me ei tunne end või ei ole reaalselt kunagi ennast mis tahes olukorras turvaliselt tundnud. Või nagu kui me ei ole praegu sellel hetkel ei tunne ennast turvaliselt. Oluline on mõista, et see tšakra tõmbab energiat maa seest ja kirgab samuti allapoole energiat maa suunas. Ehk siis ta täielikult sõltub maast, nagu suhtleb maaga. Ja see ongi juurdumise protsess. Nüüd iga kord, kui see tšakra hakkab sulguma, hakkame me lahti juurduma. Kui see juhtub, tunneme end füüsilisest maailmast ja teistest inimestest lahutatuna, maandamata, kadununa, pettununa, nagu me ei kuuluks kuhugi, sügavalt ebaturvalisena, ebakindlena, umbusklikuna, motivatsioonita, kurnatuna, agressiivsena, kaitseseisundis, kinnijäänuna, nõrgana või haprana, seiskununa, meeleheitlikult üksikuna, pessimistlikuna, keskendumisvõimetuna. Nüüd mõtle, kui sul ainult kas või üks asi nendest on, siis sa oled joondusest väljas. Keskendumisvõimetuna, organiseerimatuna, kompromiteerituna, ärevuses või paanikas, depressioonis, külluse puuduse või nappuse kogemises, kibestununa, huvipuuduses, posttraumaatilise stressi ja luupainetega. Alles siis, kui meie vajadused on rahuldatud, saame keskenduda kasvamisele või arenemisele. Et see on üks põhjus, et miks sa näed, et peamine evolutsioon planeedil toimub kultuurides, mis ei ole esmajoones keskendunud ellujäämisele. Kui see turva- ja kindlustunne ei ole täidetud, me ei avardu. Mäletate, ma lugesin esimene, kui sa tulid hiljem, siis sa ei tea, aga esimene komm oli see, et me oleme siin maailmas, et avarduda. Nii et kui meie turvatunne ja kindlustunne ei ole täidetud, me ei saa avarduda. Põhjus, miks ma seda ütlen, on see, et joondusest väljast juurtšakra takistab meie kasvu tohutul määral. Samuti sunnib see kõiki teisi tšakraid üle kompenseerima.
kuna juurtšakra võib-olla rohkem kui ükski teine on kõige tihedamalt seotud sinu füüsilise aja-ruumi reaalsusega, on see kõige rohkem ajas juurdunud tšakra. See tähendab, et see on tšakra, mida mõjutab kõige enam päritolujoon. Teisisõnu, põlvkondade ülene trauma. Samuti, kui see on joondusest väljas, viitab see sellele, et mingi traumaatiline element leidis aset sinu isiklikul ajajoonel. Kõige konkreetsemalt sinu lapsepõlve kogemuses. Jah, nagu me juba teame, absoluutselt enamus traumasid algab lapsepõlvest. Kui olla sinuga täiesti aus, on juurtšakra see tšakra, mis on kõige rohkem joondusest väljas inimestel, kes identifitseerivad end vaimsetena. Ma lähen veel sammu edasi ja kui sa teed tänasest maailmast hetkepildi, siis peaaegu kellelgi maa peal ei ole joonduses või terved juurtšakrat. Nii et ei pea tundma ennast halvasti selle pärast, kui tunned, et oled joondusest väljas. No tšau, Kedi küsib 41. Nii, aga lähmegi praegu, teeme siis selle, siin ta räägib veel edasi sellest, aga teeme vahepeal ühe pausi. Teeme selle kommipausi. Nii, kõigepealt Sirje 15. Mille eest oled tänulik? Just praegu tunnetame kõik korraks, mille eest me oleme tänulikud. Mille eest oled tänulik, mis sul praegu on, või isegi sellest, mida sa soovid, et sul oleks, sa võid mõlema asja eest tänulik olla, või siis valida ühe. Peasid sa tunned tänulikkuse tunnet. Mäletate, nagu eelmine nädal me tegime seda südamekallistust koos tänutundega. Nii, 28, Kirsti. 28. Minu maailm hoolitseb minu eest. Mulle tuli kohe see sel hetkel meelde, kui ta ütles siin, et me tunneme, et me ei suuda usaldada maailma. Et kui me suudame maailma usaldada, siis me saame öelda, minu maailm hoolitseb minu eest ja me usume seda. Minu maailm hoolitseb minu eest. Nii, 26 ütleme uuesti. Birgit küsis. Elada intuitiivselt tähendab elada 4-dimensiooniliselt. Tadaa! Ja 41 Kedi, aitäh, et te kõik olete siin, tulete siia ja see on mulle panustav. Kas sa lubad elul ennast üllatada ja loodetavasti sulle ka? Kas sa lubad elul ennast üllatada? See on mul isegi mõne oma selle pudeli peal. Kas sa lubad elul ennast üllatada? Mäletate, ma siin müün jooke, kollajuure ja ingveri jooke. Niimoodi lähme edasi. Et ta ütleb, et ta ei ole kellelgi näinud joonduses juurtšakrat, eks ole. Kuid selle juurtšakrale omased düsfunktsiooni puhul on olemas erinevad hallid varjundid. Ja Tiir ütleb, et ta ei ole kunagi kogu oma elu jooksul kätelnud ühtegi Kaukaasia päritolu, Kaukaasia rassi, nagu valget rassi siis, kellel oleks joonduses juurtšakra. Tegelikult on see rass, see inimrass, kelle juurtšakra on kõige enam joondusest väljas üldse. Mis täiesti meikib sensi, kui sa vaatad seda, kui kaugele me oleme loodusest arenenud. Vastupidiselt sellele on just must rass, see tähendab Afro-Ameerika ja Aafrika kultuurid, need, kellel on kõige enam joonduses juurtšakrad. Ja nad jagavad seda eristust maailma põlisrahvaste hõimudega, ehk siis mida rohkem on nagu see rahvas ei ole väga tõmmatud sellesse uudsesse kultuuri, siis seda rohkem nende juurtšakrad on joondunud. Vastupidiselt levinud arvamusele tuleb sul loobuda kontseptsioonist, et viis energiakeha tasakaalu viimiseks on läbi vähendamise. On olemas arusaam, et tšakrad võivad olla liiga avatud. Seega püüeldakse mingi meelevaldse tasakaalu poole, kus nad ei ole ei liiga avatud ega liiga suletud. Ja ta ütleb, see ei saa tõest kaugemal olla. Ma võtan korra lonksu vett. Ei ole võimalik, et tšakra oleks liiga avatud, ütleb Tiil. Kui kõik tšakrad on nii avatud, kui nad üldse olla saavad, näed sa loomulikku tervise ja tasakaalu seisundit inimeses realiseerunud.
Tadraa! Seda on eriti oluline mõista juurtšakra puhul, sest see on inimeste jaoks siin maa peal nii tugevalt joondusest väljas. Ja samuti on see kontseptsioon juurtšakra liiga avatud olemisest eriti laialt levinud vaimses valdkonnas. On väga palju inimesi, kes ütlevad sulle, et on olemas inimesi, kes on liiga füüsilisse juurdunud. Et nad on oma juurtšakras liiga maandatud. Et tegelikult ei ole see nii. Kui sa vaatad neid inimesi, kes on nii tahtlikult, nii tugevalt füüsilisse juurdunud, siis seal toimub midagi väga konkreetset. Need inimesed klammerduvad füüsilise ja oma inimeste mustrite külge, sest ka neil on ebakindel kuuluvus ja turvatunne. Nende turvatunne, kuuluvus ja vajaduste rahuldamine olid lubatud ainult siis, kui nad ei kasvanud ega arenenud. Vot nii. See ongi see, mida tähendab, mida varjuhõim tähendab, shadow tribe. See on väga huvitav selle kohta, mul täitsa ei teki isegi mitte seost või nagu aru saama. Nii, enne kui läheme selle juurde, kuidas tuua sinu juurtšakra joondusseisundisse, pean ma sulle siin andma ühe väikese hoiatuse. Juurtšakra ja selle joondusse toomise kohta ja see on. Ei ole midagi tüütumat, kui töötada otseselt oma juurtšakra arengu või joondamisega ja põhjus on järgmine. Sinu juurtšakra tegeleb eelkõige ellujäämisega. See tähendab, kui sa oled selle sulgenud, siis sa oled selle sulgenud seetõttu, et ellujäämine oli füüsilises reaalsuses ohus. Seega, mis juhtub siis, kui sa üritad oma juurtšakrat avada, sa seisad silmitsi kõikide blokeeringutega, mis sul on kuuluvuse osas, kõikide blokeeringutega, mis sul on füüsilisse ellu juurdumise osas, kõikide ebaturvalisuse küsimustega, mis panid sind selle algselt sulgema. Paljude teiste tšakrate puhul, kuigi sa näed, et sa seisad silmitsi nende blokeeringutega, mis on ees, on tšakra avamine üldiselt hea tunde kogemus. Aga see ei ole nii, kui sa hakkad oma juurtšakrat avama. Selle asemel tundub see pigem nii, nagu sa sumpaksid haid täis vetesse. Nii, et ole valmis. Sa saad kasutada vastupanu, mida sa tunned või hirmutavaid emotsioone, mis esile kerkivad, et teha lõpetamise protsessi, terviklikkuse protsessi, completion process. Mäletad, selle kohta mul on video olemas. Mäletate, ma tegin selle lühikirjelduse terviklikkuse protsessi kohta, mis mitte ainult ei too tervenemist, vaid aitab ka tšakral joondusesse tulla. Nüüd ma aevastan. Salut! Nii et siis õppida, kuidas seda teha, võid hankida Thieli raamatu The Completion Process või võib-olla ma kunagi tõlgin selle raamatu või keegi teine äkki vahepeal on ära tõlkinud selle. Oleks tore. Niisiis, kuidas siis avada oma juurtšakrat? Kõigepealt ja enne kõike aktsepteeri, et sul on vajadused. Ma pean seda mainima väga olulisel põhjusel. Enamik teist, kes seda videot vaatavad, on väga huvitatud vaimsetest metoditest. Ja vaimne valdkond on peamiselt täis ühte tüüpi inimesi. Inimesi, kelle baasvajadused, eriti emotsionaalsed, ei olnud teiste inimeste poolt täidetud. Ja nii pöördus teie fookus mitte füüsilise poole. Seetõttu on palju turvalisem vajadusi eitada või püüda välja mõelda, kuidas neist kõrgemale tõusta, kas pole. Ainult üks probleem jääb alles, sa ei saa seda tegelikult teha. Me ei saa nendest kõrgemale tõusta. Paljud vajadused, mis meil on sellised, mida me ei saa mitte vajada. Ja need on füüsilised vajadused, nagu toit, peavari, vesi, puhkus ja kiindumus. Paljud neist on mitte füüsilised, nagu turvatunne, kuuluvustunne, ühendatus,
kaaslus, mõistmine ja tähenduslikkus ja nii edasi ja nii edasi. Ükskõik, mida inimesed sulle on rääkinud, kes teevad sinu vajadused valeks, sest nad ei taha tegelikult neid vajadusi täita. Sa ei saa lõpetada vajamist selle järgi, mida sa vajad. Ära isegi proovi. Vot nii. Selle asemel muutu eksperdiks nende vajaduste otseses täitmises. Selle sammu toetamiseks vaata Chiili videot pealkirjaga Meet Your Needs. Olemas tegime novembris rahuldamata vajadused, kust alustada. Nii siis number 1 vajaduste rahuldamise protsess. Selle protsessi alustamiseks küsi endalt igas konkreetses olukorras. Mida ma vajan, et tunda? Nüüd siis mida iganes sa tahad tunda. Ja seejärel täida see tühiks jälle, mis see on siis, jah? Mida ma vajan, et tunda end toetatuna? Ja siis vasta sellele küsimusele. Mida ma vajan, et tunda end ühendatuna? Ja vasta sellele küsimusele. Mida ma vajan, et tunda end mõistetuna? Toidetuna? Et veelgi paremini mõista, kui oluline on seda teha, võid vaadata Chiili videot pealkirjaga You can't heal yourself out of a desire. Et sa ei saa ennast desire, soov või ihalus, sa ei saa ennast nendest välja tervendada. Oluline on märkida, et enese toetumine, self-reliance, ta tõlkis enese toetumiseks, on midagi, mida inimesed tavaliselt seostavad juurtšakraga ja taaskord see ei saaks tõest kaugemal olla. See eneseväästamise vorm, mis tuleb juurtšakraga kaasa, on teadmine, et sul on tegelikult võimekus leida inimesed, kohad ja asjad, mis sinu vajadusi rahuldavad. Mitte see, et sul oleks võimekus rahuldada kõik oma vajadused ise. Inimesed, kellel on raskusi juurtšakraga, ei pea õppima iseseisvust. Tõepoolest ei pea, tõesti ei pea. Ja ma vajan, et sa sellest, ta ütleb, ma vajan, et sa sellest päriselt aru saaksid. Ehk siis meil on vaja sellest päriselt aru saada. Sest nii paljud inimesed keskenduvad just sellele, kui jutt käib juurtšakrast. Ja see viib neid lihtsalt arengus tagasi. On ju? See, millele nad tegelikult peavad keskenduma, on see, et nad vajavad inimesi, me vajame inimesi. Ja et me leiaksime need inimesed, kes on meiega kokku sobivad ja kellega me saame luua sümbiootilisi, vastastikku toitvaid ja vastastikku päästavaid suhteid. Ära lange lõksu, kus sa arvad, et oma vajaduste täitmine tähendab seda, et sa oled täiesti üksi. Pead ise hakkama saama ja pead õppima sellega leppima. Et rohkem mõista, vaata Chiili videot Dependence versus Independence, aga seda videot ei ole enam olemas. Nii et siin käsikirja lõpus ma toon kõik need ingliskeelsed videod välja ja ma asendasin selle ühe teise videoga, mis võib olla sarnane. Nii, selleks, et tuua oma juurtšakra joondusesse, pead sa mõistma ühte väga peamist põhimõtet inimeste kohta. Kas tuleb tuul sisse ka või? Ja see, mida ma sulle kohe ütlen, kõlab lihtsana, aga muudab täielikult seda, kuidas sa turvalisust mõistad. Inimese turvatunne või elusolendi turvatunne üldiselt, mitte ainult inimeste puhul, on peamiselt seotud võimekusega uskuda, et inimene suudab usaldusväärselt oma vajadused rahuldatud saada. Inimese turvatunne on peamiselt seotud võimekusega uskuda, et inimene suudab oma vajadused rahuldatud saada. Make ib sensi, eks ole? Kui me selle mõtleme, siis see make ib sensi. Nii, number 2. Kui sul on probleeme juurtšakraga, on turvalised ja kindlad suhted sinu trauma lähtepunkt. See tähendab, et sa eksperdiks selles, kuidas luua täitvaid ja turvalisi suhteid. Täitvaid, jah, mis toovad nagu rahuldust pakkuvaid. Sa pead hakkama arendama neid turvalisi ja kindlaid suhteid, kus sa kuulud oma praeguses elus, siin ja praegu, selles reaalsuses.
Selle sammu toetamiseks võid vaadata Thieli videot pealkirjaga How to create a safe relationship, kuidas luua turvaline suhe, mis on armastus, ikka mul on tegemata need videod kõik, ja The Hidden Truth about Dysfunctional Relationships, varjatud tõde mitte toimivate suhete kohta ja trust, usaldus, mis on usaldus ja kuidas ehitada usaldust suhtes. Me tegime usaldus iseenda vastu, nii et võib seda vaadata ka. See on tegelikult seotud ka teistega. Et see nüüd build-in relationships on nagu seotud videod. Kui olla sinuga täiesti aus, siis iga suhte video, mille ma olen teinud, Thiel, oma karjääri algusest, aitab sind selles etapis. Mida rohkem sa suhteid mõistad, seda lihtsam on sul end asetada õigesse olukorda koos inimestega, kes on sinuga tõeliselt kokku sobivad. Ja eemalduda inimestest, kes ei ole praegusel ajahetkel võimelised turvalisteks suheteks. Ja juurduda sotsiaalsetesse sidemetesse, mis on sinu jaoks päriselt ja siiralt õiged. Number 3. Hirm. Küsige vahepeal numbreid ka, siis ma saan reklaamipausi ajal. Ma ütlen siia vahele midagi. Ütleme siia vahele midagi. Teeme vahepeal väikse reklaamipausi. Inglid saavad lennata, sest nad võtavad ennast kergelt. Üks mu lennukad. Võtame ühe ingliskeelse ka. Võtame siit midagi. Võtame selle joogi perra oma. If the world were perfect, it wouldn't be. Kui maailm oleks perfektne, siis ta ei oleks. Ei oleks olemas sellist maailma, mis oleks perfektne. Nii, lähme edasi. Number 3, hirm. Ma kordan, ära püüa oma hirmust vabaneda. Buldooseriga sellest üle sõita, seda eitada või olla julge hoolimata sellest. Mis on tegelikult see viimane lause on nüüd minu jaoks ka natuke nagu ma olen tegelikult nagu julgustanud iseennast ja teisi tegema nagu asju koos hirmuga. Aga nüüd ma nagu loen seda, et ära olegi tegelikult, et ära ole julge hoolimata sellest. Reaalsus on see, et kui sa oled füüsiliselt kehastunud, siis sul on hirm. Hirmu omamine on geniaalne idee, sest vastasel juhul ei elaks sa sellel planeedil kuigi kaua. Eks ole, ta hoiab meid elus. Aga kui hirm esile kerkib, pead sa selle eest armastavalt hoolt kandma. Mitte kasutama neid paljusid viise, kuidas sind on õpetatud hirmuga tegelema. Hirm on primitiivne ja instinktiivne energia. Nüüd, mida me teame juurtšakra kohta? See on täielikult seotud instinktidega. Ja siin on asi. Taas kord on vaimne valdkond rajalt maas, sest fookus vaimsetes valdkondades, kogukondades on inimlikkuse ületamisel. Instinktiivsete energiate ületamisel. Sealhulgas hirmu ületamisel. Neid eitatakse, neist öeldakse lahti. Ma vaatan korra, kas mul on do not disturb peal. Ei olnudki veel. Nii. Ja me ei saa teha midagi hullemat. Tegelik eesmärk on nende instinktiivsete energiate integreerimine. See tähendab, et sa ei püüa muutuda kartmatuks. Sa püüad integreerida oma enda hirmu. Selleks, et õppida, mida hirmuga teha ja kuidas nende instinktiivsete energiatega töötada, loe Thieli raamatut pealkirjaga The Anatomy of Loneliness, üksinduse anatoomia, How to find your way back to connection, kuidas leida oma viis tagasi ühendusse, see on nagu sama pealkiri. Ja pööre erilist tähelepanu kogu sellele osale, mis käsitleb hirmu. Samuti võib sulle kasuks tulla Thieli video vaatamine How to stop worrying, kuidas lõpetada muretsemine, seda ma ka jälle kunagi tegin, aga jälle ei leidnud. Ja How to stop expecting the worst, catastrophizing, et kuidas lõpetada kõige hullema ootamine, katastrofiseerimine. Nüüd siia ma panin alternatiiviks ärevusest vabanemise video, mis ma olen kunagi telkinud all, mitte väga kunagi, üsna hiljuti.
nii siis, ja mis tegelikult mäletate, ma tegin integratsiooni teema viimati ka. Nii et kuidas me saame integreerida hirmu, eks ole. Värvid, number 4. Juurtšakrat mõjutab punane värv, aga samuti värvid must, pruun ja hall. Seda arvesse võttes, inimesed, kellel on juurtšakraga probleeme, ei kipu nende energiate poole tõmbuma. Tegelikult kipuvad nad tõmbuma sinise värvi poole. Minu näiteks lemmikvärv on sinine. Selle peamiselt rahustava mõju tõttu. Samuti tõmbuvad nad rohelise värvi poole, sest sellel on kalduvus luua ühenduse ja kuuluvuse tunnet. Kui sul on juurtšakraga probleeme, saad seda stimuleerida kasutades punast värvi. Musta, pruuni või halli värvi. Ma olen viimase ajal, kuna see koer, keda ma nüüd praegu fosterin, nagu hoian teda enda juures, tema on ju must. Ja mõtlen, me käime koos jalutama, ma olen ka ennast viimase ajal musta riietanud, musta dressipüksid ja must T-särk ja siis must koer. Et see on huvitav, nagu vahepeal ma ei taha üldse musta, aga nüüd nagu siis jälle vahepeal jälle tuleb, et nagu tahan musta. Kui sul on juurtšak, et siis kasuta neid värve. Must, punane, hall, pruun. Kuid ükskõik milline värv, millel on sinu jaoks kõige tugevam mõju, turvatunde, ohutuse või kuuluvuse loomisel, on parim värv, mida kasutada, kui jutt käib värvide kasutamisest juurtšakra mõjutamiseks. Nii et kui sina tunned, et sina soovid seda värvi, siis kasuta seda värvi. Number 5 on helid. No nii, ei tule ikka rohkem numbreid, jah? Keegi ei viitsi kirjutada. Ma ütlen siit veel ühe. Ütleme veel midagi inglis keeles. Ajaliiva. Jaa, okei, ma tõlgin selle ära. Selle andis mulle mu sõber Reiven, aga ta tõlkis Bob Muawadi. You can't leave your footprints in the sands of time. Kui sa ei saa jätta oma jalajälgi ajaliiva, if you're sitting on your butt, kui sa istud oma tagumiku peal. And who wants to leave butt prints in the sands of time? Ja kes tahab jätta tagumiku jälgi ajaliiva? See nii meeldib. Okei. Valmis, lähme edasi. Niisiis, helide kohta. Sa saad seda tšakrat stimuleerida ka helidega. Saad internetist leida binauraalseid helisid, mis on loodud spetsiaalselt juurtšakra jaoks. Saad end avada kristallkausside tervendusele, mis on spetsiaalselt juurtšakrate jaoks loodud. Ma panin siia käsikirja ka 2 linki kohe järjest. Ühe panin selle juurtšakra activation and balancing ja teine paningi kristallkausid sinna singing bowls and tuning fork. Sa saad jääda ka 1000 aastate pikkuse toonimise traditsiooni juurde. Selleks võid sa istuda meditatsioonis ja parimad helid, mida võid kasutada, on traditsiooniliselt lamm või isegi kõlas nagu ta oleks öelnud seal, kui ta seda ette nagu ütles. Ja siis ta ütles nüüd inimesed, kes võib-olla loovad kõige paremaid juurtšakra helisid, on Tiibeti mungad. Seega võid sa otsida ka nende laulmist ja kas neile ja kas siis nendega kaasa seda teha või lasta neil luua see resoneeriv toon sinu kehas. Siia ma paningi kohe ühe Tiibeti munkade lamm mantra kohe järgmiseks. Kõik on käsikirjas siin, eks ole. Nii, see, mida sa toonimise puhul otsid, on see, et juurtšakra kontekstis oleks just sinu vaagna põhi see, mis sellest toonimisest vibreerib. Ehk siis oled meditatiivses seisundis, kuula seda lugu, kuula seda, mis iganes, kui see, mis mina siia panin, ei sobi, otsi midagi muud. Ja vaata, ja tunneta nagu, et su vaagna põhi hakkaks vibreerima. Ja see on tervendav. Sa saad ka kuulata muusikat, mis stimuleerib sinu juurtšakrat. Nagu erinevad, ei pea olema nagu need mantrad ja helikausid. Nüüd ta ütleb kohe midagi. Ma lisan siia ühe väikese nüansi, mis võib mõnda teist naerma ajada. Tegelik põhjus, miks Thiel absoluutselt armastab rap-muusikat, on lisaks sellele, et see on uskumatu luuleväljendusvorm, on see, et rap
ja hip-hop on tegelikult kõige stimuleerivam muusika juurtšakra jaoks, mille ta on leidnud. Vot nii. Mõnikord on see isegi stimuleerivam kui need spetsiifilised toonid, mis on loodud otseselt juurtšakra jaoks. Vot, huvitav, eks ole. Nii, number 6. Keha. Mine oma kehasse. Loo ühendus oma kehaga ja tee trenni. See tšakra on see, mida füüsiline liikumine kõige enam mõjutab. Igasugune liikumine ja treening. Seda stimuleerivad kõige enam jõutreening ja intensiivne lihastreening. Intensiivne liikumine, mis paneb vereringe päriselt liikuma. Samuti reageerib juurtšakra äärmiselt hästi liikumismeditatsioonile. Sealhulgas distsipliinid nagu jooga, qigong ja tai chi. Ma olen siin qigongi juba natukene tutvustanud ka. Ja juhuks, kui sul on tuju teraapiaks, siis teraapia, mis kõige rohkem, ütleme, et toob selle tšakra joondusesse, on somaatiline teraapia. Nii, number 7, vastuvõtmine. Õpi võtma vastu ja muuda oma vaatenurka külluse osas. Kui inimestel on küllusega seotud probleemid ja nad langevad nappuse mõtteviisi, mõjutab see alati juurtšakrat ja viib selle joondusest välja. Ja kui see on joondusest väljas, toimib see just kui nõiaringina, siis suurendab see veelgi nappuse mõtteviisi. Kujutan ette, et jah, miks neil on see mõtteviis, sest võib-olla neil ongi see mõtteviis, sest nad juba ongi juurtšakra joondusest väljas, eks ole. Nii et jah, see on nagu nõiaring. Kui see juhtub, siis mitte ainult ei näe me universumi ressursside osas piiratud pilti, vaid kipume minema kohtadesse ja inimeste juurde, kus me tegelikult ei saa oma vajadusi rahuldatud. Isegi siis, kui keegi seisab otse meie kõrval, kes tegelikult suudaks selle vajaduse täita ja tahaks seda hea meelega teha. Et nagu me ei suuda lihtsalt seda vastu võtta. Samuti ei kipu me hästi vastu võtma, kui inimesed tulevad meie ellu, kes suudavad neid vajadusi täita ja ka siis, kui oleme olukordades, mis neid vajadusi rahuldada suudaksid. Et sellest rohkem aru saada, vaata tiilivideot How to Receive, kuidas vastu võtta, mida ma, nagu ma arvasin, me tegime juba, aga näed ei teinud. Aga ma panin siia lingi oma vastuvõtmise meditatsioonile, mida võib ka kuulata. Nii, number 8, hingamine. Tee hingamistööd ja hingamisharjutusi. Hingamistöö on väga huvitav asi, sest hingamine on nagu sild füüsilise ja mitte füüsilise vahel. See tõttu on, ma võtan korra pausi jälle ja toon siia. Tema oli algselt Skoti sõber Kara ja me kohtusime, et nad tulid siia Costa Ricasse ja nüüd nad on minu sõbrad ka ja tema andis mulle, valelt poolt vaatan, tema andis mulle sellise emotsionaalse kommi minu raamatus, kui ma selle üles leian, mõtle kui hästi oleks, kui ma selle kohe praegu üles leiaksin. Kus ta siin mul on? Just hingetõmbe kohta, breath. No come on, tule nüüd, aha. Life begins with an inhale, elu algab sisse hingamisega. Life ends with an exhale, elu lõpeb välja hingamisega. Ja kõik vahepeal, selle elu, siis selle sisse hingamise ja hingamise vahel, will be managed, kõike saab manage'ida. Kõike saab nagu, asjage, ma ei oska tõlkida. Noh, kõigega saab hakkama hingamisega, ehk siis managed, ei oska tõlkida, sorry. Aga jah, et nagu elu algab sisse hingamisega, elu lõpeb välja hingamisega ja kõik siin vahepeal saab hingamisega, saab seda kõike nii-öelda kontrollida või nagu, mitte kontrollida ei ole hea sõna. Managed. Jah, hingamine on hea. hingamine on hea tööriist, hingamisega saab väga palju teha. Näiteks minu tütar, ta ütles, et temale meditatsioonid ei meeldi, aga hingamine talle sobib. Et see on füüsiline, ta tunneb reaalselt, et see töötab on ja see talle sobib.
Niisiis, et siis hingamine on sild füüsilise ja mittefüüsilise vahel. Seetõttu on hingamistööl täpselt samasugune võimekus tuua inimene, kes on liiga füüsilisse maandunud, mittefüüsilisse, kui tuua inimene, kes on liiga samastunud mittefüüsilisega, tagasi füüsilisse. Kui inimesed ei ole füüsilisusega ühenduses, sest nad tunnevad end nii ebakindlalt ja ebaturvaliselt, et siis esimene asi, mida sa märkad, on pindmine hingamine. See pindmine hingamine või hingamise seiskumine on tegelikult alateadlik elu enda hülgamine. Vau, on ju. See, mis ta kõik ütleb, see on nagu sügav. Maandus. Issake, ma olen peaaegu tund aega juba möödas. Maanda end. Tee selliseid asju nagu palja elu maa peal kõndimine. Maandava muusika kuulamine, soolavannide võtmine, hingamisharjutuste tegemine, ajaveetmine maandatud inimestega. Rohkema info saamiseks selle kohta, kuidas seda teha, võid vaadata Thieli videot How to ground yourself, kõik maandamisest, et kuidas ennast maandada. Number 10, ühendus maaga, loo ühendus, varsti hakkame lõpetama ka. Kuigi tegelikult siin on veel, loo ühendus ei ole, on, veel peaks olema. Ja ühenda oma keha maaga, kui sa seda teed, see tähendab veeda aega looduses. Ta juba mainis paljaelu maa peal kõndimist, aga siin on see asi, mida sa saad teha, kui sa oled maaga koos, oled tegelikult maandatud nendesse somaatilistesse aistingutesse, mis toimuvad siis, kui sa seal oled. Siis pööra tähelepanu tekstuuridele, kui sa oled palju tunneta, mis tunne on see, kuidas mis tunne on sinu jalal selle tekstuuri peal. Kõik aistingud, lõhnad, maitsed, vaated, helid, et nagu pööra tähelepanu, ole nagu täielikult kohal. Mediteeri sellega, selle aistingutega, sel hetkel, kui sa oled looduses. Nii, number 11 on ürdid. Kasuta ürte ja eeterlikke õlisid, et aidata sellel tšakral joondusseisundisse tulla. Ma annan sulle nimekirja sellest, mida ma pean nendeks, mis minu tähelepanuku järgi mõjutavad seda tšakrat kõige enam. Minu esimesed valikud on takjas, sekvoia, seedripuu, kuusk, sandlipuu, nelk, pipratera, vetiver, lootuse õis, kaneel, kummel, naiste puna, paprika, lavendel, patšuuli, mürr, benzoe, küpres ja kadakas. Ja käsikirjas on kõik need nimekirjad saadaval, et sa ei pea nagu videost hakkama otsima. Toit, söö toite, mis toetavad spetsiaalselt seda juurtšakrat. Ma annan sulle nimekirja nendest, millel ma olen märganud kõige suuremat mõju. Mis te arvate? Punased, alustades peet, rabarber, tomat, punane kartul, punane kapsas, juurviljad, redis, punane paprika, valgurikkad toidud, pipar, kaneel, pähklid, kirsid, granaattõunad, punased õunad, arbuus ja oad. Mineraalid number 13, too teatud mineraalide energiat oma ellu. Juurtšakrat mõjutavad mineraalide energiat nii tugevalt, et mitte kasutada mineraale juurtšakra joondamisel oleks hooletus lausa. Nagu alati annan ma sulle oma arvamuse selle põhjal, mida olen näinud loovat kõige suuremat mõju kõikide füüsiliste inimeste puhul just juurtšakrale. Esmane on punane jaspis, sellele järgneb verejaspis, teised suurepärased kivid on rodoniit, pruun aragoniit, must turmaliin, türkiis, suitskvarts, kivistunud puit, fossiilid, hematiit, ristikivi või giastioliit, tuntud ka fairy cross, ma ei tea, kuidas seda veel paremini osata panna eesti keelde, granaat, punane berüll, rubiin, punane korall ja ahaat, Mehhiko pitsahaat, pruunahaat ja laguunahaat. Ära unusta, et täpselt nagu me rääkisime värvide puhul, kuigi on olemas kindlad kivid, mida inimene seostab. Juurtšakraga on iga kivi, mis suurendab sinu üldist turvatunnet, stabiilsust ja rahustatust juurtšakrale suurema mõjuga kui mõni teine kivi, mida tavaliselt seostatakse konkreetsete juurtšakraga. Nii, ja olemegi kokkuvõtte juures, nii et kui sa teed teadlikult asju, mis avavad sinu juurtšakrat ja toovad selle joondusseisundisse, siis see, mida sa tegelikult teed, on avanemine oma füüsilisele elule. Sa juurdud sellesse, mida sa selle elukogemuse jaoks valisid. Ja seda tehes juurdud sa tegelikult oma eesmärki.
oma eesmärki olla siin üldse olemas ja oma kohta suures tervikpildis koos sellega. Sa integreerid oma füüsilise keha oma mittefüüsilise olemusega. Sa istutad oma juured maasse ja sotsiaalsetesse gruppidesse, kuhu sa päriselt kuulud ja kus sind päriselt tahetakse. Koos esivanemate traumamustrite tervendamisega arendad sa turvalisi suhteid ja lood elu, kus sinu vajadused on usaldusväärselt täidetud, rahuldatud. Juurchakra avamine võimaldab sul ehitada vundamenti, millele teised energiakeskused saavad tegelikult toimima, tänu millele teised saavad hakata toimima. Selle tegemine loob vajalikud tingimused, et saaksid areneda ja laieneda kaugemale sellest, mida sa eales arvasid võimalik olevat. Soovin sulle head nädalat. Vot nii, see oli päris pikk. Nii, ja nüüd teeme veel ühe meditatsiooni ka veel siia lõppu. Ma panen koera vahepeal kinni, nii ma korraks kaon ära. Tagasi. Nüüd paneme jälle siit loodust näitama. Kuidas ma seda teen? Kuidagi niimoodi. Issakene, kuked läksid nüüd lolliks mul. Hakkasid kõik koos kirema ühel ajal. Nii. Okei. Üritame nüüd ennast siia paika panna. Nii. Kuidas pilt on? Pilt on hea, aga ega pildis pole enam midagi. Nüüd tuleb silmad kinni panna. Nonii. Ignoreerime neid kukkesid või siis võtame neid osa reaalsusest. Võtame lonks vett enne kui pihta hakkame. Leia omale mugav asend. Kuskil, kus on sul mõnus rahulik omaette olemine. Ja hakkame hingama mõnusalt ja pehmelt sisse ja välja. Ja iga kord välja hingates lõdvestame oma keha järjest rohkem. Ja tunneme, kuidas me vajume selle asja sisse, mille peal me oleme. Iga välja hingamisega järjest rohkem. Ja vajume järjest sügavamale ja sügavamale. Tunneme, kuidas me vajume kogu oma olemusega ema maa sisse. Ja tunne, kuidas ema maa võtab meid armastusega vastu. Lubame sellel armastusel jõuda tagasi enda südamesse. Tunneme seda vägevust, ema maa toetust. Ja tunneme seda just oma juurchakras, oma vaagna piirkonnas, selles energiakeskuses. Tunneme toetavat, stabiilset, turvalist armastust. Tunneme, kuidas meie chakra võtab selle armastuse maa seest vastu. Kuidas see ringleb meie selles chakras läbi kogu meie keha
ja kiirgab taas maa sisse tagasi. Ja hingamegi sellesse tšakrasse, sellesse ringlusesse rohkem väge sisse. Teadlikult toidame seda tšakrat. Toidame seda energiat, mis sellesse tšakrasse siseneb. Võtame sellesse rohkem energiat sisse. Vaatame seda rohkem avanemas. Tunneme, kuidas meie usaldus suureneb. Kuidas kogu meie olemus pehmeneb. Kuidas me lubame sellel tšakral avaneda. Ja järjest rohkem energiat siseneda. Ja hingame ja lõdvestume. Ja oleme sellega koos. Ja kõik, mis üles tuleb, on õige. Me ei võitle millegagi, me ei proovi midagi muuta, me ei proovi midagi alla suruda, me ei proovi midagi eitada. Absoluutselt kõik mõtted, mis üles tulevad, me oleme nendega armastav kohalolu. Me paneme neid tähele, me ütleme aitäh, et sa tulid. Ma olen siin ruum. Armastav ruum, armastav kohalolu ruum sinu jaoks. Sa tulid mulle midagi näitama, millega mul on vaja tegeleda, mida mul on vaja integreerida. Ma luban endal leida integratsiooni. Kõikide oma hirmudega. Kõikide nende tunnetega, mis on tekitanud minus ebakindlust ja abitu olemist või ülekompenseerimist. Ma luban praegu siin sellel hetkel kõigel sellel üles tulla ja olla selles ruumis, et ma saaksin neid integreerida. Et ma õpiksin neid täielikult mõistma. Et ma õpiksin neid armastama. Ma õpiksin iseennast armastama. Et ma lubaksin ennast iseendal armastada. Kuidas see siis on, kui ma valin armastada iseennast nii nagu ma olen? Koos kõige sellega, mida ma võib-olla ei ole armastanud või olen arvanud, et ta on vale või paha.
ja luban kõigel, mis on minu ümber. Luban ka sellel lihtsalt olla. Luban iseendal olla selles hetkes, siin, iseendaga ja kõigega, mis üles tuleb. Teen nüüd teadliku otsuse, teadliku valiku. Ma luban endal juurduda sellesse füüsilisse reaalsusesse, sellesse füüsilisse kogemusse, mida ma tulin siia kogema. Kes ma siin olen? Ja ma valin integreerida kõik selle, mis on viinud mind joondusest välja oma juurtšakraga, oma iseenda olemisega. Aitäh, 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 aitäh. Ja mis nüüd veel on võimalik? Kui soovid, võid jääda siia kauemaks. Nii kauaks, kui soovid siia sellesse ruumi koos iseendaga, teadvustades täielikult oma juurtšakrat ja seda protsessi, kuidas juurtšakra töötab. Kuidas me oleme maaga ühenduses. Kuidas me oleme kogu universumiga ühenduses.